Ja tere, minu nimi on Mihkel Mikke, mina pean tänast disainikeskuse korraldatud ringmajanduse kuidas seminari. Ühesõnaga tänaseks teemaks on pakendite tulevik ja see, missugune võiks meie maailm sellises valdkonna tulevikus olla. Ütlen kohe alguses infoks ära, et tänast esitlust ka salvestatakse, seda kõik on võimalik YouTube'is järgi vaadata. Ja korraldajad on lisaks Eesti Disainikeskusele ka Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. Nii, ja meil tuleb täna ettekandele 3 esitlust. Esimene esineja on Harri Moora, kes annab meile ülevaate ringsete pakendimaterjalide tulevikust ja pakendimaterjalide ja süsteemide tulevikust. Ja temale järgneb üks näide. Balbino on koos Estikoga teinud uue materjaliga pakendimaa jätistele ning seejärel räägime ringkarbist, kes on turule tulnud uudse pakendi ringsüsteemiga. Ja siinkohal minu poolt kõik ja Harri, sõna on sinul. Suur tänu. Proovin kohe ette panna ka oma slaidid. Kas on neid näha? Jah, on näha, võid alustada. Jah, nüüd on täielikult. Väga hea, see pakendi valdkond on põnev ja tegelikult siin varasemate sarnaste kuidas seminaride käigus me oleme ka pakendi teemat üht või teistpidi puudutanud. Mul tuleb kohe meelde eelmisel aastal üks innovatiivne pakendi näide, kas keegi tuletab mulle meelde ka selle ettevõtte nimetuse. Ühesõnaga tegu on sellise monomaterialist pakendiga, mis on selline omaette disaini näide, aga samas ka võib-olla näide sellisest tuleviku pakendist. Ja tänase minu ettekande eesmärk on natukene võib-olla teha väike sissejuhatus ja raamistada seda meie tänast diskussiooni, aga minu ettekandele järgnevaid näiteid, sellepärast et see pakendi teema on lai, see on keeruline, võib tunduda, et see on lihtne, sellepärast et pakend, mis siin keerulist ikka on. Aga ma olen enam kui kindel, et need inimesed, kes tegutsevad ise pakendi valdkonnas või pakendid kasutavad igapäevaselt oma professionaalses elus, siis tegelikult teavad, et see on päris suure väljakutsega valdkond, kus toimub pidevalt palju arenguid ja kus tegelikult on väga olulisi aspekte, mida peab silmas pidama. Ja me kipume tihti võib-olla pakendit lihtsustatult vaatama, eriti nii-öelda tavatarbija seisukohast ja eriti, kui me nüüd räägime sellisest pakenditest ja ringsusest ja eriti, kui me räägime nüüd viimasel ajal tõstatanud teemast, milleks on pakendite ringlussevõtt, liigiti kogumine ja sellega seonduvad probleemid. Ma kujutan ette, et tänasel päeval suurem osa meist on kindlasti ühel või teisel määral pakendi valdkonnas eksperdid, vähemasti me ise nii arvame, aga tegelikult kas see nii on, et mis on nagu selline pakendi funktsioon, roll ja kui me räägime nüüd pakendi jätkusuutlikust või keskkonnahoidlikust pakendist ja enamgi veel ringsest pakendist, siis võib-olla oleks mõistlik ikkagi kõigepealt teha väikene sissevaade pakendi peamistest funktsioonidest, et need kipuvad meil tihtipeale meelest ära minema, just nii-öelda tavakodaniku vaatevinklist vaadatuna. Sellepärast ma siin mõningad slaidid siia ette panin ja võib-olla hästi kiiresti ratsutame läbi, enne kui me jõuame võib-olla sellise natukene igavama teemani, milleks on regulatiivne keskkond ja mida me peaksime silmas pidama, kui pakendi disaini tahame nii-öelda jätkusuutlikult ellu viia. Aga jah, alustades pakendist, me ei tohi ära unustada, et pakendil on oluline funktsioon kanda ja muidugi kõige olulisem funktsioon on kaitsta kaupu. Et siin on tegelikult sel teemal ju palju räägitud ja ka siin on kindlasti sellise kaupade kaitsmise funktsiooni mõistes teatud vastuoluga võib-olla meie keskkonnaeesmärkidega, milleks on ju pakendimaterjali, pakendijäätmete
vältimine ja vähendamine, et tegelikult pakendi nii-öelda põhifunktsioon, kaupade kaitsmine, see on ülioluline ja tegelikult, mis me näeme, on see, et tihtipeale kehva pakendi olemasolu ehk kui seda nii-öelda kaupade kaitsmise funktsiooni suudeta piisavalt hästi täita, siis tegelikult see keskkonnamõju võib palju suurem olla, kui see ainult selle konkreetse pakendi endast tulenev keskkonnamõju. No hea näide on siin arengumaade puhul teadaolevalt seal kuskil 40-50% toidust läheb raisku sellepärast, et lihtsalt pakend ja selle toiduaine kaitsmine ei ole piisav ja valdav osa on seal kas siis ebapiisav pakend või vale käsitlemine, transport ja nii edasi. Et tegelikult see keskkonnamõju, mis sealt tuleneb, on kordi suurenenud. Seda peaks kindlasti meeles pidama. Ja muidugi ülioluline teine teema, milleks meil pakendit vaja läheb, on siis muuta kaupade käsitsemist ja vedu mugavamaks ja efektiivsemaks ja siin on selge, et ka siin on väga oluline keskkonnakomponent sees. Me ju tegelikult näeme, kui palju tegelikult me raiskame ressurssi, alates lihastööjõust, aga miks mitte energiana laiemas plaanis, aga kindlasti ka õhuvedamisena, ehk siis Eesti on mõnevõrra hea näide, kui natuke vaadata sellise logistika poole pealt, siis ka tänapäeval on väga palju ikkagi sellist klassikalist näidet, et me veame kaubaga koos väga palju õhku ja siin on ikkagi väga selgesti kas siis oskused, logistilised probleemid, võimalused või mingid muud probleemid, mis siis seda kaupade käsitsemist ja sellest tulenevat tegelikult jätkusuutliku pakendi kasutamist piirab. Ja kolmas asi, mis on ka väga oluline ja mis tegelikult on oluline endale ka meeles pidada, on see, et ka pakend on siis see koht või see pind, kus siis peaks edastama teavet selle kauba ehk toote osas ja tegelikult siin on terve müriaad erinevad õigusakte, millist informatsiooni peab siis tootja kaubaga kaasa panema ja siin tekib ka väikese, näited on palju, kui võib tekkida kääre sellega, et võib-olla viies ka pakendi kogused minimaalseks, lihtsalt ei ole võimalust siis enam seda nii-öelda õigusaktidest tulenevat informatsiooni sinna peale panna. Nüüd see omaette teema, mida ka kindlasti peaks meeles pidama, on see, et pakendil võib-olla sellise äriseisukohast, müügiseisukohast on ülioluline roll, et me ju müüme või inimesed ostavad silmadega, eriti kui me räägime sellisest toiduainetest, tarbekaupadest ja selline klassikaline kaubanduskeskkond, kus siis inimene oma ostuotsuse teeb, teadaolevalt siin erinevate uuringute baasil kuskil 5 sekundi jooksul peab ta selle otsuse tegema, ta teeb selle otsuse ja tihtipeale ta teeb seda visuaalselt, hinnates siis seda pakendit ja sellise müügiargumendina on pakend väga-väga oluline. Ja jällegi tekib siin terve rida vastuolulisus siis sellise jätkusuutlikkuse kriteeriumite ja põhimõtetega. Ja kogu selle muu teema juures muidugi kogu selle nii-öelda tootja, selle kauba tootja või kauba omaniku, kes siis üritab seda meile maha müüa, aga tema brändi identiteet ja kogu see teema, mis siia juurde käib, ehk siis omaette valdkond, mis osas ma kujutan ette, võib-olla väga paljud inimesed ongi arvanud, et see ongi pakendi disain, ehk siis selline brändi identiteet, brändi värv, kõik muud teemad, ehk siis kuidas kujundada ja kogu seda nii-öelda brändi temaatikat siis edastada. Siin on väga palju näiteid erinevatest brändivärvidest, alates näiteks klassikalise Fazeri sinise või muude asjadega, mis brändide puhul on väga oluline, aga tähendab seda, et siis ka meie pakend peaks seda identiteeti edasi kandma. See eeldab muidugi jällegi seda, et see pakend peab olema üht või teistpidi töödeldud teatud kujundusega ja selle juurde me ka tulema, eks ju, eeldab jällegi töötlemine tähendab seda, et need värvid, kogu see informatsioon, see kirevus peaks olema pakendile kantud ja mida rohkem siia lisame erinevaid trükivärve, erinevat informatsiooni ja nii edasi, seda keerulisemaks läheb selle pakendi ringlusse võtmine. Siia juurde kuulub kindlasti ka pakendi struktuur ja kuju, mis on selgesti olnud sellise
pakendite keskkonnateema puhul teatud pärssivaks aspektiks. Hea näide on siin varasematel aegadel olnud joogipakendite puhul pandipakendisüsteem, mis on ju aastakümneid juba Põhjamaades toimetanud ja ka Eestis on ju meil juba üle 15 aasta pandipakendisüsteem toiminud, aga see eeldab kohe teatud ehk joogipakendite standardiseerimist ja muidugi tootjad seda väga ei taha, sellepärast et tootjad tahaksid, et oleks võimalikult suur vabadus oma pakendi kuju, struktuuri ja muude elementidega mängida. Nii et ka see on oluline aspekt, mida peaks silmas pidama. Lisaks kõik see erinev nii-öelda informatsioon, sõnumid, mida me ju pakendite kaudu edastame ja siin on see pool on lõputu. Pakend on väga hea vahend või keskkond või pind, kuidas siis teatud sõnumeid edasi viia. Nii et selles suhtes jällegi on see oluline ettevõtjale ja tema tahab selles osas väga selgesti teatud vabadust omada. Emotsioonid, me võime siin veel pikalt jätkata, huumor, kõik muud asjad, mis tegelikult aitavad kaasa selle kauba müümisele ja jällegi omakorda tekitavad siis olukorra, mis ei pruugi väga hästi sobituda sellisesse meie klassikalisse jätkusuutliku dimensiooni. Materjalid, omakorda teema, mida me siis milliste kaupade puhul, milliseid pakendimaterjale kasutada ja laias laastus meil on kasutusel 4 tüüpi või materjalipõhiselt jaotatuna siis pakendimaterjali ehk paberpapp, klaas, metall ja plast. Tänasel päeval sõltub nüüd valdkonnast, aga laiemas plaanis ikkagi paberipakendi osakaal on see kõige suurem, seal kuni 40% pakenditest on paberpapi põhine. Paberipapi osakaal siin vähemasti 10 aastat tagasi, mäletan, kunagi tegime ühe ülevaate, siis jõuliselt vähenes ja plast kui siis väga selge ja väga mõnus pakendimaterjal võttis võimust, siis tänasel päeval tegelikult paberipapi kasutus on stabiliseerinud ja on näha, et kasutatakse üha rohkem ja laiemalt uuesti ja selgesti on tegu ka võib-olla ühe keskkonnahoidlikuma pakendimaterjaliga. Plastist me võiksime pikalt rääkida, aga meil kahjuks ei ole sellest väga palju aega, aga nüüd kohe ma väikese ülevaatega teen, mis puudutab siis just selle kõige suurema kurja juure plastmaterjali sellisesse regulatiivsesse tausta, ehk siis plast tänu sellele mugavusele ja mõnusale materjali kestvusele on ka üks suuremaid keskkonnaprobleemide tekitajaid ja läbi selle siis ka tänasel päeval väga selgesti ühe siis olulisema pakendimaterjalina ka väga olulise sellise regulatiivse surve. Metall, mille osakaal ka on pigem vähenenud, aga siiski see sõltub jälle piirkondadest, mõnel pool on ta väga populaarne, eriti mis puudutab joogipakendit ja klaas, mis on ka stabiliseerunud, aga ütleme ikkagi väga selgesti oma positsiooni vähendanud ja see on ka mõistetav, sellepärast et tegu on küllaltki raske pakendiga, küllaltki keerulisega ja joogitootmises seda valdavalt kasutatakse. Huvitav on, et Eestis näiteks need purgisupid, mida me mõned meist võib-olla ostame poest palju, Eestis inimesed tahavad näha, mis on purgi sees, ehk siis kui me räägime konservidest, siis selliseid klaaspurgis olevaid suppe ja muid konserve sisuliselt Kesk-Euroopas, Lõuna-Euroopas ei näe, seal on see valdavalt kõik metallpakendis, aga eestlane traditsiooniliselt tahab näha, mis seal sees on ja sellepärast meie pakendites siin Eestis on klaasi osakaal päris korralik ja ma väga loodan, et see jääb, sest Eesti on üks siinse piirkonna ainukesi riike, kus meil tegelikult on ka klaasitööstus mingil määral säilinud. Ja nüüd me muidugi võime edasi rääkida väga-väga pikalt läbi innovatiivsuse, keskkonnahoiu, siin käib tohutu möll ja uusi materjale, uusi keskkonnahoidlikke
pakendilahendusi on igapäevaselt tulemas ja huvitav on see, et kui me vaatame ka Eestit, siis eriti mis puudutab noori start-upereid, siis kõigil on soov pakendi valdkonnas oma ideed rakendama hakata, aga tavaliselt see kukub välja nii nagu tavaliselt, ehk siis ühel momendil saadakse aru, et kogu see pakendite valdkond on väga keeruline ja tavaliselt need üritused kipuvad jääma siis sellisteks üritusteks ja see on natukene kuvab tegelikult just sama olukorda, et see pakendi valdkond tundub lihtne, aga tegelikkuses on see väga-väga keeruline. Ja miks mitte pakend kui kunst selles mõttes, ega me sellest ei saa kõrvale vaadata. Pakend on tegelikult kunst ja kogu see pakendi kujundus, kui me räägime nüüd nii-öelda high-end kunstist, siis on see teine asi, aga tänasel päeval on eraldi väga tuntud kujundajad, disainerid, kes näiteks veini etikette kujundavad. Nende töö on väga kõrgelt tasustatud. Ja see võib öelda, et väga paljud ka tava nii-öelda tooted, mis me ka poest ostame, võib vaadata ka neid kui kunstiteoseid. Ja nüüd me oleme otsapidi jõudnud pakendi kui keskkonnaprobleemini. Ega see Mihkel ei taha öelda, et mul on juba aeg läbi. Jumal tänatud. Ma juba alles soojendan ennast siin vaikselt oma jutuga, eks ju. Ma ei ole veel kuskile jõudnud. Seda ma ju tegelikult ka enne hoiatasin, et ma võin hakata heietama. Aga nüüd ma enam-vähem siis tüürin siis selle teema poole, mis tegelikult ju täna meil oluline on, et tänasel päeval meie ürituse raames me ikkagi tahame vaadata seda pakendi disaini läbi keskkonnaprobleemistiku. Selge see, et pakendid kui sellised on üks suurem jäätmetega seotud keskkonnaprobleemi allikas, rääkimata kõik need muud probleemid, mis tulenevalt siis plastikasutusest, plastpakenditest, eks ju. Tänasel päeval üks olulisemaid teemasid, mis on tõstatanud, on eks ju mereprügi. Ka seal on plasti ja plastpakendi osakaal väga määrav ja nii ongi muutunud see pakend ühelt poolt siis sellisest olulisest kaupade kaitsjast siis ka suureks keskkonnaprobleemiks ja pakendite kasutamine vastavalt tarbimisele ju pidevalt suureneb, seal kuskil 3% aastas keskmiselt ja kuskil 80 miljonit tonni pakendijäätmeid igal aastal tekib. Sisuliselt selle kogu see praeguse jutuajamise käigus on juba 15 miljonit või 10 miljonit plastist joogipudelit ära tarbitud, eks ju. Ja kui me vaatame oma prügikasti, kui meil on loodetavasti meie kuulajate seas on ikkagi segapügi prügikasti kõrval ka pakendijäätmete kogumiseks eraldi nõu. Aga ikkagi kaaluliselt, kui me vaatame üldiselt olmejäätmetest, mida me tekitame, üks kolmandik on kaaluliselt pakend, aga ka mahuliselt on pakendi osakaal kuskil 70, isegi 80% tänases COVID-i olukorras, kus teie uste taga käivad igasugused voldid ja poldid, eks ju. Ehk siis sellises osas võib vaadata, et olmejäätmed suures osas põhinevad siis või ongi pakendijäätmed. Ja pakendijäätmete nüüd selle probleemi lahenduseks on väga selgesti siis selle käitluse nii-öelda jäätmehierarhia põhine arendamine ja selge see, et ringlusse võtt on üks siis olulisemaid eesmärke, mis Euroopa Liidus on ka liikmesriikidele pandud ja kuskil 50% see on siis seesama nii-öelda ringlussevõtu määr, mida siis suurem osa liikmesriike täna ka täidab, Eesti samuti. Aga see on küllaltki ainult pool, eks ju, pakendi kogusest ja kui me vaatame nüüd materjali eraldi, siis me näeme, et seal on väga suured käärid ja üks suuremaid probleemsemaid pakendimaterjali plastpakend, eks ju, sellest heal juhul 1/3 tegelikult läheb ringlusesse. Kui me tuleme nüüd konkreetsemalt, mis on siis selle küsimuse juurde, et mis siis keskkonnahoidlik pakend on, et seda läbi niisuguse disaini ideoloogi lahti mõtestada, siis tegelikult võiks seda defineerida nii, et selline keskkonnahoidlik pakend, eks ju, ühendab endas maksimaalse funktsionaalsuse ja parima toote kaitsmise, et me ei tohi seda unustada, et keskkonnahoidlik pakend ei ole ainult pakend, mis omab minimaalset keskkonnamõju ja võimalikult suurt ringsust.
Et tegelikult jah, see sama asi, millest ma enne rääkisin, toote kaitsmine, eks ju, et kui selles osas feilitakse, siis tegelikult võib olla see keskkonnamõju kordades suurem. Aga jah, et funktsionaalsus, toote kaitsmine, minimaalne keskkonnamõju ja nüüd tänasel päeval läbi sellise ringmajandusideoloogia ja pakendi nagu selline põhiteravik läbi sellise pakendi jäätme temaatika on ikkagi ringmajanduse juures, et see ringsus on siis tavaliselt eraldi välja toodud. Ja kui me nüüd liigume edasi ja vaatame, et mis siis pakendi valdkonnas nagu meie seda elukest siin suunab, siis on see selge, et kogu see pakendi valdkond, nii nagu ka paljude muude kaupade poolt, aga pakendi eriti on üks rohkem reguleeritud valdkondasid, alates sellest, et seal on terve müriaad erinevad õigusakte, millest me täna pikalt ei räägi, toiduohutus, ohtlike ainete sisaldus, kõik selline pool, millega ma kujutan ette väga paljud pakendiettevõtjad on väga hästi kursis, aga jah, see põhiväljakutse, mis nüüd viimasel ajal üha teravamalt meie laua peale liigub, on siis seotud pakendijäätmetega ja pakendijäätmete ringlussevõtuga. Ja siin on väga selgesti siis läbi siis sellise ringmajandusideoloogia ja ringmajanduse nii-öelda uue tegevuskava ja siis juba 2018 selle ringmajanduse paketi üks esimesi siis valdkondlikke strateegiad, milleks on siis plastistrateegia, eks ju, need on realiseerunud kõik siis läbi jäätmedirektiiviga ka liikmesriikide õigusaktides ja teadaolevalt siis nüüd pakendijäätmete ringlussevõtu eesmärgid suurenevad nii-öelda kogumääradena, aga ka pakendijäätmete liikidena. Siin slaidi peal on ära toodud, et see tõus aastaks 2030 on küllaltki kopsakas ja tegelikult jah, võib öelda niiviisi, et rusikareegel on nii, et kus see 50% laias laastus 50-55% ringlussevõtt pakendi üldmahust on umbes selline, mida on lihtne teha majanduslikult suhteliselt odavalt ja nüüd iga protsent kõrgemaks minnes eeldab seda, et kulud suurenevad järsult. Nii et siin peab arvestama, et kindlasti kogu see teema toob juurde ka kulusid ja kogu see temaatika, kui räägime pakendijäätmete kogumisest ja käitlemisest, siis tegelikult see on siis tootjavastutuse põhimõtte all toimiv süsteem. Tihtipeale unustatakse ära ka meie diskussioonis, et kiputakse nagu seda pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise ringlussevõtu teemat siduma nagu omavalitsuse poolt korraldatud süsteemiga. Jah, seda võib teha läbi omavalitsuse süsteemiga. Lõppkokkuvõttes meil on Eestis ka rakendanud siis tootjavastutuse põhimõte, kus siis tootjad kas siis ise või läbi taaskasutusorganisatsioonide peaksid siis korraldama selle kogumise ja väga oluline on ka see, et need kulud katma. Põhimõtteliselt meile kõigile, kes meil pakendeid tarbime seaduse järgi, on meil õigus tasuta neist lahti saada. Ja ma just siin ühe ettevõttega, ühe organisatsiooniga võrdlesin nende hindasid, palju nad täna maksavad segaolmeetmete eest ja siis nad oma nii-öelda keskkonnahoiust on täna hakanud ka siis segapakendid koguma. Mis te arvate, palju nad segapakendi konteineri tühjendamise eest rohkem maksavad? Noh, te võite osa teist võib-olla teab, aga nemad konkreetselt maksavad 5 korda rohkem kui segaolmeetmete konteineri tühjendamine. Et see asi tegelikult on läinud ka osaliselt siin metsa ja see ei järgi nagu sellise tootjavastutuse põhimõtet ja nüüd ma võiksin rääkida veel tund aega sellest, miks see niiviisi on, kus see süsteemi kala on, aga sellest me oleme varasematel üritustel juba siin ka rääkinud, eks ju. Tegelikult süsteemi probleemid on, mis tegelikult vajaksid lahendamist, mitte lihtsalt hullumeelne kogumissüsteemi laiendamine. See ei ole see, mis meid võib-olla sellest probleemist välja toob. Aga hästi lühidalt veel ära markeerida, nii nagu ma enne ütlesin, plastistrateegia, selle põhiselt siis ühekordse plasti direktiiv, kus Eesti nüüd siis on, vist tänasel hetkel on viimane Euroopa Liidu riik, kes ei ole siis ühekordse plasti direktiivi veel üle võtnud, teadaolevalt selle aasta siis keskpaigas, siin suvel tegelikult peaks see jõustuma. Ja lisaks on veel, mis on oluline võib-olla jäätmekäitluse seisukohast ja ka pakendiettevõtetele meelde tuletada, et tegelikult ka Euroopa Komisjon on määratlenud läbi oma täpsustava määrusega pakendijäätmete ringlussevõtu arvestuse süsteemi, et enam sellist süsteemi, kus siis kokku kogutud pakendite põhiselt seda ringlussevõttu arvestatakse, see enam ei toimi. Nüüd tuleb tegelikult arvestus teha lõppringlussevõttu põhiselt ja see omakorda tegelikult on päris suur väljakutse ringlussevõtu määrade täitmise seisukohast vaadatuna.
Mihkel, palju mul on aega? Ma pean just nüüd meelde tuletama, et kahjuks on aeg otsas, aga kui sa... No voi, aga ma lihtsalt räägin nii kiiresti ja purin edasi, et sa saagi mind üldse ära lõpetada, eks ju. Tegelikult mul on jah paar slaidi veel olema, aina põnevamaks läheb, eks ju. Ehk siis tegelikult hästi lühidalt puristan siis mõned asjad veel siia ette. Ehk siis ühekordsest plastidirektiivist tegelikult suur osa teist on ju kursis, mis seal on tulemas ja tegelikult terve rida siis teemasid teatud plastist ühekordsete pakendite keelustamine, eks ju. Käisin ka eile all veel ostmas siin oma kontoris restoranis toitu kaasa ja daam ütles seal, et oi, et nende pakend on kõik juba öko ja puhas bioplast, aga anti mulle ikkagi vahtpürustüroonist karp. Ühesõnaga, need samad ettevõtjad ei saagi aru üldse, et mingisugune, või vähemasti on kuulnud, et mingisugune keelustamise asi tuleb juba kohe mõne kuu pärast, aga nimetavad ikkagi neid nii-öelda vahtpürustüroonist karpe millegi pärast bioplastiks. Ja teine asi on see oksolagunev plasttoote, mis on ka, ei ole enam košer, eks ju, mida jällegi me leiame siit ja sealt ja millegi pärast osa inimesi ja ka ettevõtted arvavad, et need on ikkagi biolagunevad tooted, eks ju. Siis plastpudelitele ringlussevõtu määrad ja see on selge, et see 90% seda ilma nii-öelda pandipakendisüsteemita rakendada ei saa. Jumal tänatud, et Eestis meil see süsteem on olemas. Ainukene väga hästi toimiv tootjavastutus põhimõttel toimiv süsteem, kus on tõesti see 90% sisuliselt tänaseks saavutatud. Siis ringlusse võetud plasti sisalduse protsendid eelkõige siis PET-pudelitest, me täna kuuleme ka teistesse pakenditesse on võimalik seda panna. Ja muidugi aastaks 2030 peaks siis plastpakend muutuma majanduslikult, rõhutan siis majanduslikult tõhusalt ringlusse võetavaks või korduskasutatavaks. Nii et kogu see tootjavastutuse teema siia veel juurde, ma kujutan ette, et siin on küsimusi päris palju ja nüüd lõpetuseks siis hästi põgusalt, et kui me vaatame nüüd siis pakendi disaini seisukohast, eks ju, siis mida see siis tähendab, eks ju, et kas see tähendab üksikute elementide parendamist oma pakendi juures või see peaks olema ikkagi terviklik ja nii-öelda olelusringi põhilisel mõtlemisel toimiv lähenemine. Muidugi peab see olema terviklik, ehk siis me ei saa rääkida ainult materjalide valikust ja kogusest, kui me räägime pakendi disainist, vaid me peaksime kindlasti mõtlema ka selle pakendi transporditavuse, logistika sõbralikkuse seisukohast. Ülioluline, mille suunas tegelikult kogu see suund läheb, on tegelikult pakendi kasutuse pikendamine. Korduskasutusest kuni erinevate pakenditeenusteni. See on see, kus on see innovatsiooni kõige rohkem vaja ja siin täna meil on ka hea neil kuulata ühte sellist startupi, kes on selle teemaga turule tulemus. Ja neljas oluline teema ehk siis pakendite ringlusse võetavus, ehk siis me ei tohi kogu selle muu asja juures ära unustada ka seda, et me peame esmajoones pakendeid disainima lihtsasti ringlusse võetavatena. See on nagu A ja O, nagu me nägime eelnevalt õiguslikult, on surve just selle nii-öelda ringlusse võtu peale. Järelikult see on oluline, mida peaks üli tähtsaks pidama ja väga selge kriteeriumine endale ette kirjutama. Ja muidugi need nii-öelda neljas ehk siis sellised süsteemipõhised uued lähenemised, pakendi teenusesüsteemid, eks ju, kus me tegelikult ei müü enam pakendit, vaid teatud teenuseid, mis on ka teiste ringsete toodete puhul ühe asjakohasemaks muutumas. Ehk siis kokkuvõttes ülioluline teha selgeks endale see sama regulatiivne kontekst, panna paika disainiprotsessi kriteeriumid ja need kriteeriumid saab eelmiselt slaidilt väga hästi võtta. Ja kriteeriumid üldiselt, millest me räägime, on need põhimõtted, eks ju, et peab olema võimalikult efektiivne, ehk siis oma esmast funktsiooni täitma, efektiivne, mis puudutab keskkonna seisukohta, safe ehk siis ohutus ja kolmas asi on see nii-öelda ringsus ehk siis ringlusse võetav. Need ongi siis need nii-öelda rõhkjäätmetekke vältimise ringlussevõtu suurendamisel ja olelusringi põhine mõtlemine, ehk siis me ei saa disainida pakendit ainult üksikute nii-öelda teemade keskselt, vaid me peame disainima tegelikult pakendi olelusringi tervikuna. Ja mõned asjad veel, mis kiiresti põrutan siia juurde, eks ju, kriteeriumi, mida peaks arvesse võtma, eks ju, materjalide koostis, seda me oleme maininud, sellesse nii-öelda pakendi disain üldjuhul algab, eks ju, aga kindlasti ka nüüd värvus, mis on ja trükkimine, lisad, kõik see, mida ma näitasin, ehk siis sellise pakendi esteetiline kujunduslik pool, mis tegelikult tekitab päris palju jama ringlussevõtus ja nii rusikareegel on umbes nii, et kui pakendi pinnast üle 50% on
trükitud mingi ühe või teise värviga, siis ta ringlusse võetavus on halb, eks ju. Ja ka samas me ju peame ka seda endale teadvustama, et ega me ei saa seda kaubanduslikku pilti viia niisuguseks valgeks, kus on kõik nagu ühes, kahes või kolmes värvis, et siin saab innovatsiooni ka teha erinevate keskkonnahoidlike trükivärvide ja lisadega, aga siiski kõik need teemad tuleks hästi läbi mõelda. Kasutusmugavus, et siin on hästi oluline, et pakendid saaks hästi tühjendada. Toiduainetööstus Eestis, minge koju proovige, eks ju, alates igasugustest jogurtitest ja muudest asjadest, mis on pressitud hästi toimivatesse niisugustesse torupakenditesse, aga kogu selle kreemi asja kättesaamine sealt jube raske. Tulemuseks see, et ega selle pakendiga ka ringlusse võtmisega suurt perspektiivi ei ole. Tarbijatele suunatud teave ja nüüd ma võiksin jällegi 2 tundi rääkida biolagunevatest materjalidest. Mulle vist Mihkel sa enam ei luba, eks ju, seda tempu sa ei luba mul enam teha. Aga sellest võiks palju rääkida, eks siin tegelikult on jama, kui palju ühesõnaga mingi arvamus, et biolagunevad materjalid ja bioplast eelkõige on mingisugune õnnistus, siis tegelikult see on üks suuremat sorti jama, mis tegelikult on väga vasturääkiv ja suurem osa nendest pakenditest, mis täna turule on tulnud, tegelikult nad ei ole kõige paremad lahendused ei sobitu tänasesse süsteemi. Ja teine asi, millest ma võiksin veel pikemalt rääkida, on ühe korra pakend versus korduskasutuspakend, aga seda võib-olla siis pärast, kui me võib-olla väikses diskussioonis vaatame ka siin neid erinevaid pakendi lahendusi, millele meil on kohe hea võimalus pilku peale heita. Nii et jah, et milline see tulevik siis saab olema, et pakendite puhul, nagu me aru saame, see on ringsus, see on üks olulisemaid teemasid, mida nüüd pakendi disainis siis muude oluliste funktsionaalsete teemade kõrval tuleb tähelepanu pöörata ja neid võimalusi on palju ja nüüd ma panen suu kinni ja annan teistele sõna, et neid häid näiteid siis oleks võimalik teile ka tutvustada. Ja, et saate küsimusi esitada kommentaaridesse ja meil on ka väike arutelu nurk, et praegu jätaks küsimused vahele, pidage meeles, mis teile tekkis, aga siis siinkohal annakski sõna kohe järgmistele esinejatele. Balbino ja Estika, rääkige, mida teie teistmoodi teinud olete. Tervist, mina olen Heiki ja Balbino turunduse vedaja. Kõigepealt ma ütlen seda, et kui te seda eelmist juttu kõike nüüd tähelepanelikult kuulasite, isegi kui te ei kuulanud seda tähelepanelikult, see jama, mis pakenditega on, see on ikkagi priske jama kõikidel tootjatel. Ehk et heas mõttes, kui me oleme leidnud jäätise, millele me paneme kilu maitset ja küüslauku ja maasikamoosi ja kardemoni sisse, sellega tootejuhi ja turunduse peavalu kaugeltki ei lõppe, sellepärast et milline see pakend saab ümber olema. See on üks niisugune priskem väljakutse veel. Ma räägin täna mõne slaidi ainult teiega ja pärast Taaviga koos teeme diskussiooni veel pärast Taavi esinemist. Aga lähme siis teele ja hea esitlus pidi hakkama alati hea naljaga, kas ta nüüd hea on, aga kobras sööb jäätist ja õudselt hapu nägu on peas. Ja küsitakse siis, et mis sa muretsed nüüd siis? No millal selle pulgani juba jõuab? Nii et kui ma nüüd mainisin siin jäätist ja siis meil on veel niisugust kaks pakendamise osa või tarbimise osa on siis see pakend, mis jäätise ümber on ja see pulk, mis veel meie näpu vahel on. Ja jäätisel on väljakutseid, kui palju pakendiga, et võiks ju jäätise panna klaaspurki, väga ilus vaadata, esteetiline, paned laua peale, aga kas on mõistlik kallim pakend teha, kui toode ise on? Et jäätis maksab ju mõnikümmend senti ja sinna panna kallim pakend. Jäätise võiks panna väga odavasse pakendisse, näiteks vorstikilesse, ma kujutan ette. Kas mind on kuulda? Mingid raginad tulid, aga see võib olla ka kodune interneedus. Aga esteetika taas, et kui see kõik sul laua peale laiali voolab, siis sa ei püüa seda ka kulbiga kinni. Ja kui nüüd jäätisest rääkida veel ökoloogia vaatevinklist, meil on mitu aastat käinud see tants, et kas panna kartongi, kas kasutada paberit või jätkata plastiga. Et just eelnevat ettekannet silmas pidades see rohetants võib rohepesuks muutuda, et
kui me läheksime kartongpakendi peale, siis meil on vaja igal juhul see kartong seest ära lamineerida. See tähendab, mitu pakkematerjali ehk tooret on koos, mida ei saa käidelda siis kui paberit või vana pappi. Ja meil oli töö juures siin üks paar aastat tagasi väga äge diskussioon, kus kõik sattusid hoogu ja hakkasid igasuguseid filme, pilte, artikleid otsima, et seal jõudsime järelduseni, et tegelikult on plast maailmale ohutum kui papp ja paber. Ehk et plasti annab järeltöödelda, plasti annab taaskasutada mitmeid kordi ja plasti annab koguda. Paberi ja papi puhul on see kõik problemaatilisem ja missuguse haava me siis maailmale ehk sellele väikesele kerale jätame, seda lõpuni ju keegi ei tea. Ja siis viimaks see teema veel, et missugused need plastid siis on, mida me kasutaksime, on ka, et mul on hea reklaami teha onu Eskimo jäätisele, mis on see liitrine, see Eesti kõige enam ostetud perepakk üldse. Ja sellel on korralik monomaterjalist plastkarp, mida mitte ainult memmed, vaid ka ma arvan, et täna väga mõistlikud noored ehk paljud kasutavad taas ja taas. Küll sinna läheb marineeritud räim sisse, siis läheb jälle pesumasinasse ja siis läheb sinna sisse maasikat ja sügavkülma ja nii edasi. Et seda temaatikat on tõesti palju. Ja ma käin nüüd mõne slaidi läbi ja siin ongi Balbino rohepööre, et see rohepööre ei ole ka maailma avastuslik sõna ja pealkiri siin, et üks suur ja hea tegija, õlletegija tuli ka rohepöördega välja, aga see on väljakutse tööstustele, et ega ainult pakend ei ole see, millega me saame võtta ühiskonnas vastutust ja tegelikult ka ühiskonda hoida. Ja ma mõne slaidi näitan siin ka muul teemal ja siis jõuame pakendini tagasi veel. Balbino toodab igal aastal 30 miljonit jäätist, et see on üsna aukartust äratav, et siin on osa ekspordil ka, et kõik ei lähe eestimaalasele ja eestimaalastele. Ja mis siin tahaks märkida on veel see, et me oleme ise ka mures, et kuidas jäätise pakend jõuaks taaskasutusse või vähemalt väga korrektselt kokkukorjamisele. Et ei ole ainult nii, et toodame jäätise ja kaugemale ei mõtle ja üks hea näide on ka, et viimasel üldlaulupeol jagasid NATO sõdurid kõigile 27 000 lauljale, kes avakooris laulsid jäätise, mis toitlustusalas anti. Ja ma rääkisin ühe soldatiga, ühe sõduriga ja ta ütles, et tal on siiras üllatus, et siit tuleb kümneid tuhandeid inimesi läbi ja maas ei vedele jäätise pabereid. See oli kompliment meie rahvale. Aga minna on ikka väga palju, et kahju, et me nii rikkad ei ole kui jaapanlased, kes juba aastakümneid koguvad kõiki pakendeid. Samas oleme me ju neist, ma ei tea, 150 korda väiksem rahvas ja elame ühes külas siin pisikeses Eestis, et tõsiselt, et riigi vaesuse taha ka ei saa peituda kogu aeg, aga tahaks, et me veel suurema austusega suhtuksime kasutatud pakendisse. Ja see taaskasutatud sõna, et Taavi räägib selle lahti, aga me oleme ääretult õnnelikud, et me sattusime totaalselt uueks lansseeritud onu Eskimo jäätisega ka pakendi leiule, et täna meie onu Eskimo fooliumpakendist jäätisekatted on valmistatud 50% ulatuses taaskasutatud materjalist. Järgmisel slaidil on kohe üks number ka veel, ehk kui meil tavaliselt onu Eskimo peale kulub umbes 7000 kilo pakendit, siis täna sellest pool on taaskasutatud materjalist tehtud, mille üle me oleme väga uhked, väga õnnelikud. Kindlasti on rääkida ka varjupooltest, aga need on oluliselt väiksemad kui meie kõikide eelnevate pakendi arenduste puhul.
ja me ise loodame, et olles Põhjamaades üks esimesi, nii nagu Estiko väitis, loodetavasti Taavi ka kinnitab seda, et see on üks väljakutse, mille me oleme teinud ja just remargina tuleks ka kindlasti märkida jälle, et see ei ole ju odavam kindlasti kui tavapakend, see on ikkagi kallim. Jah, et seda ilmsesti me kõik suhteliselt haritud inimestena teame, et igasugune ümbertöödeldud materjal on tegelikult pakendist räägin, on kallim kui tavapakend meie mõistes. Ja rohepööre, et rääkisin vastutustundlikkusest ja Balbino seda kindlasti suurima eestimaise jäätise tootjana soovib ja tahab olla, kuuludes veel korrektsesse väga hea mainega kontserni, et käsikäes käib pakendiga vee teema, et meil on faktiliselt õnnestunud vähendada vee kasutamist ja usun, et meie kaks suurt puurkaevu on, keegi ütles vahele midagi? Vabandust, on oma Balbino territooriumil, aga see on seesama vesi, mis me siit väikesest maamunast välja pumpame. Me saadame oma tootmisjäägid põllumajandusse, et enamus läheb ta küll sigadele, aga lehmapilt oli ilusam lihtsalt siia panna. Ja samuti loomulikult pappmaterjal ehk kartong, mida meil tuleb toorainetega väga palju majja, ehk siis pappkastid ja mida meil majast väga palju läheb välja, et pappkastid on omaette teema, et see on juba aastaid kogume ja tagastame selle, et ka plastiga oleme nüüd palju tõsisemalt tegelenud. Ja kütmine on see viimane, jah, et viimane niisugune rohepöörde teema, et me kasutame juba aastaid gaasi. Me suuname oma külmatootmisel tekkinud tarbevee uuesti soojendamiseks ja külmakambrite efektiivsus. See on ääretult suur ja avar teema energia kokkuhoiuks ja energia taastootmiseks. Lisaks siis veel muidugi niisugused väiksemad nüansid nagu LED-lambid tootmises, et tootmises on palju valgust vaja ja siin on üks huvitav teema, mida me oleme jahvatanud päikesepaneelid veel energia tootmiseks, aga täna on Balbino ei ole küll oma 30 miljonilise käibega pisike ettevõtte, aga täna on päikesepaneelid veel suhteliselt rahamahukas finantseering ja seda ei ole näiteks meie veel teinud. Ja valmistame rõõmu endiselt oma jäätistega ja ma usun, et nüüd me läheme selle pakendi teemaga Estiko õue peale edasi, sellepärast et nemad on spetsialistid ja ma veel kord tänan ja olen väga õnnelik, et me saame raporteerida tegelikult sellisest uuest pakkematerjalist, millega meie kõige suurem tootesari ehk siis Onu Eskimo kaubamärk müügil on. Aitäh! Ja hea meelega esitage veel vahepeal küsimusi, kui vähegi aega on. Ja, aga läheks siit praegu edasi siis järgmise esitluse juurde Estiko ja võtame siis äkki küsimused korraga. Meil siin juba tekkis mõni küsimus, aga aja hädas, nagu me oleme, kappame edasi. Siis jätkan. Tervist ka minu poolt. Olen siis Estiko klasteri tootearendusjuht ja minul presentatsiooni ei ole, et püüan improviseerida. Selle korra teema siis on Balbino jäätisepakend, milles on siis pool nii-öelda ümbertöödeldud materjali. Ja ma lühidalt seletaksin, et kuidas me üldse toimetame. See keskkonnateema ja ümbertöödeldavus sai meie selliseks väga suureks tähelepanu tsentriks mõned aastad tagasi, kus me hakkasime siis palju vaeva nägema ümbertöödeldavate pakendilahenduste juures. Ehk siis me võtsime oma tavapärad struktuurid ja üritasime neid siis disainida selliseks, et nad oleksid parimate tavade järgi ümbertöödeldavad. Ja selle käigus siis tegelikult me avastasime erinevaid lahendusi ja
sealt tuli välja siis ka nii-öelda Balbino poolt kasutatav ISCC materjali võimalus, mis pakkus siis tegelikult kahte asja. Ühelt poolt on võimalik saada siis pakkematerjal, milles on biokomponent, siis mitte biolagunev, aga biobaasil ehk siis taastuvast toormest, et me võtame selle naftaosa välja ja tegelikult saame sellest biotoormest siis algmaterjali selleks, et oma graanulit toota ja oma kilet toota. Ja teine osa sellest oli siis ümbertöödeldud materjal. Tavaliselt on, nagu meie kutsume seda regranulaat, selle kasutamine keeruline, kuna me saame kasutada siis ainult tööstusjärgset regranulaati, mis on kontrollitud päritoluga. Kõik tarbijajärgne, mis siis meie kodudest väljub, mis siis kogutakse, sorteeritakse, regranuleeritakse uuesti toormeks, on tegelikult toiduaine pakendis kõlbmatu, kuna me ei saa tegelikult kogu seda ahelat siis kontrollida. Ehk siis seal võib olla midagi, mis ei sobi toiduainega kokkupuutesse. Ja ISCC materjal baseerub siis läbi pürolüüsi saadud õlil ja seal siis võetakse segaplast. Muidugi saagise otstarbel oleks jällegi, mida rohkem on seda sorteeritud, seda parem. See pürolüüsitakse hapnikuvaeses keskkonnas ja ka mõnede teiste produktide kõrval, milleks on siis gaas ja siis tahm, tuleb siis pürolüüsiõli, mis siis edasisel töötlusel sobib ideaalselt uuesti polümeeri tootmiseks. Ja nüüd see õli siis suunatakse nendesse tavalistesse tootmisliinidesse ja saadakse graanulmaterjal, mida siis meie ja meie nii-öelda materjalitarnijad kasutavad selleks, et toota siis see kile ja see sobib ideaalselt uuesti toidu kokkupuutesse. Ja see on üks selliseid väga väheseid näiteid, mis praegu liikvel on maailmas, mis sellisesse rakendusse sobib. Ja meie siis oma klientidele jagame seda infot läbi infokirjade, meil on ka omad webinarid ja Balbino on siis olnud alati väga tubli küsimaks siis, et aga mis lahendus siis nagu meile sobiks, meie toodetele. Ja sedapuhku siis ISCC oli see, mis näkkas, mis toimis. Ja siin siis jah, tõepoolest nendes pakendites on kasutatud 50% ulatuses massitasakaalul baseeruvat materjali. Ja massitasakaal siis tähendab seda, et see on nagu roheline energia, ehk siis kui meil Stepslist tuleb elekter, millega me oma laptopi laeme või midagi muud teeme, siis seal on komponent seda roheenergiat, see on komponent fossiilsel baasil toodetud energiat ja selle materjaliga on täpselt sama. Ehk siis me saame sisendina selle materjali tootmisesse panna selle ümbertöödetud komponendi, selle õli ja naftabaasil õli. Ja me teame, palju me neid komponente sisse panime, aga seda välja tulevat osa on raske kontrollida ja see tegelikult on siis nii-öelda raamatupidamispõhimõttel baseeruv ja sealt see ISCC organisatsioon siis seda kontrollib, meie oleme sertifitseeritud ja kõik ongi nii-öelda selle kontrolli all. Täpselt nagu roheenergia. Ja sealt siis ongi meil võimalus oma klientidele seda lahendust pakkuda ja Balbino oli siis üks tõepoolest esimesi Põhjamaades, Baltikumis, kes selle asja nüüd kasutusele on võtnud ja just eriti selle ümbertöödeldud versiooni. Ja tundub, et asi toimib väga hästi. Mis oli veel hea lisa on see tegelikult, et kõik need nii-öelda biobaasil materjalid kui ka ümbertöödeldud materjalid on ka hiljem uuesti ringlusesse võetavad ja kuna see Balbino jäätisepakend koosneb kahest polüpropülen kilest, mis on kokku lamineeritud küll, aga kõigi parimate tootmistavade poolest oli ka juba eelnevalt ümbertöödeldav, siis nüüd lisades veel seda osa juurde, on see jätkuvalt nii ja põhimõtteliselt kui oleks selline kogumissorteerimissüsteem sees, mis suudaks need toiduainepakendid täielikult muust pakendivoost eraldada, siis saaks seda ka mehaaniliselt ümber töödeldes hiljem uuesti toodetes kasutada. Aga muidu, mis ma öelda tahaks, siis mis eelnevalt välja tuli, need peamised punktid, et tuleks tagada maksimaalne funktsionaalsus, tootekaitse, minimaalne keskkonnamõju ja ringlevus. Täpselt selle järgi me toimetame ja seda me tegelikult ka kommunikeerime oma klientidele edasi. Pakume ka välja lahendusi, aga väga tihti tulevad kliendid ka meie juurde, täpselt siis jällegi see Balbino case, kus idee tuli sealtpoolt, meil oli lahendus ja saime ühe funktsioneeriva asja kokku. Ega mul väga palju ei olegi, ma loodan ka, et pärast tuleb küsimusi, et siis saan rohkem rääkida.
Aitäh. Teeme siis praegu niimoodi, et läheme lõpuni esitlustega ja jätame küsimused päris viimaseks, et siis me saame ilusti oma ajakava hoida ja ühesõnaga hoidke meeles, mis teile tekkis ja pange kirja siia. Tahtsin veel täiendada seda Harri Moora juttu või õigemini sõrmevibutust meie poole, jah, et Hiiumaa on teada-tuntud ju tohutu plastitootja, eks ju. Eestis vist, ma ei tea, seal on 8 plastitehast ja ma olen rääkinud ka nendega biolagunevast, nii-öelda biolagunevast ja see pakend tuleks 8–10 korda kallim tänasest olemasolevast, nii et siin on lihtsalt ka üks julm sõna konkurents, et kui meie tuleksime oluliselt kallima tootega ja just pakendi poole pealt, et meil lihtsalt läheb vaip alt ära. Et see on ka teema, väljakutse jälle ja Harri Moora kindlasti räägiks veel pool tundi sellest, et kas ta ikka tegelikult on biolagunev. Nii, aga tänud. Aga see on jah, põnev arutelu, jätame selle siia lõppu, et nüüd annaks sõna siis Katariinale ja Ringkarbile. Ma proovin kohe oma ekraani jagada. Nii, on mind kuulda ja näha? On, kõik on hästi. Mina siis tavatarbijana, miks ma selle Ringkarbi tegin, oli see, et ma olin väga enda meelest keskkonnasõbralik, sorteerisin prügi. Ja siis mingi hetk ma sain aru, et ma võin seda kõike sorteerida, ma võin selle jäätise paberi panna pakendi konteinerisse ja ma võin selle Woldi-Boldi karbi ka panna pakendi konteinerisse. Ja ma kuidagi lootsin, et sellest tehakse siis midagi uut. Aga kui ma aru sain, et sellest ei tehta midagi uut, vähemalt Eestis mitte, et see on nii komplitseeritud ja kogu see biolagunev teema, et siis tekkiski see tunne, et midagi on nagu vaja teha ja lahendus ei ole ühe korra pakend, vaid lahendus on korduskasutus ja korduspakend. Ja siis see Ringkarp niimoodi puhtast isiklikust vajadusest tekkis. Ja probleemist me oleme juba kõik teadlikud ja veel kord see biolagunevate karpide probleem, et üks asi on see, et neid Eestis ei suudeta ümber töödelda, et kuna lihtsalt puudub see võimas tööstuslik komposter ja kodukompostis on tehtud neid katseid küll, et kaevad sinna komposti kasti, aga nädala või isegi aasta pärast sööd sealt seda salatit edasi ja biolagunevate karpide ja üldse toodete puhul tekib minul nagu tavatarbijana küsimus, et kas see on ikka see hea asi, et kui me peame ju kasutama põllumaad selleks, et seda ühe korra pakendi jaoks nagu materjali toota, kuna seda maad ei kasutata seal siis inimese toidu kasvatamiseks, vaid selle pakendi toorme kasvatamiseks, siis kõik need taimekaitsevahendid, mida seal kasutatakse, et kas see on ikka mingisugune lahendus ja kurb on veel see, et nagu Balbinoga te räägite, et need investeeringud on nii suured, see biolagunevus on nii kallis, et kõik nagu maksaks nagu selle eest rohkem, et tahaks, et see oleks ka lahendus, aga kas ta ikkagi on? Harri räägib sellest pärast veel. Ja ühesõnaga minu meelest need toimivad lahendused, kui päriselt nagu toidukoht, kes valmis toitu siis kaasa müüb, tahab olla keskkonnasõbralik, siis tegelikult seda lahendust nagu ei olnud ka, et ainuke lahendus oligi see, et innustada kuidagi inimesi oma karbiga toidule järele tulema, aga seal oli ka see ristsaastumise oht, et restoranid pelgasid nagu, siiamaani pelgavad seda inimese enda karbi puhul. Ühekorra plasti direktiivist juba Harri rääkis ja minu meelest siin veel on tähtis nagu üle korrata see, et eesmärgiks ei ole ühekordselt kasutatav plasttoode asendada mingi teise materjaliga, vaid astudagi samm edasi siis ringmajanduse suunas ja korduskasutuse suunas. Ja meie siis seda üritame teha
pakkudes valmis toidu müüjale, kohvikule, restoranile siis korduskasutatavate toidukarpide ja topside ringlussüsteemi. Kui Harri ütles, et see pakendi teema tundub alguses nagu väga lihtne, siis täpselt meil oli samamoodi, et me mõtlesime, et kõige lihtsam selle kogu asja juures saab olema see, et me võtame lihtsalt mingi karbi ja paneme selle ringlema, et vahet pole, et karp on ju igasuguseid, et võtame lihtsalt mingi. Tegelikult me vist kuskil 4 kuud otsisime seda õiget karpi ja see osutus tõesti nagu väga raskeks küsimuseks. Ja lõpuks me tegime vist virtuaalselt nagu kogu maailmale tiiru peale, loomulikult alustasime Eestist, naiivselt alguses arvasime, et leiame sellise pakendi Eestist, ei leidnud ja lõpuks me ta leidsime Euroopast ja Šveitsist ja selle üle me oleme sellega väga rahul, sest tõesti alternatiivid olid ainult seal Hiina ja USA. Ja korduskasutatav on siis see karp ja tops ja need söögiristad vähemalt 200 korda. Materjal on plast, karbi siis alumine osa on PBT ja gaas on polüpropüleen ja siis see läbipaistev termostops on mitte triraan, vaid tritaan. Ja kuna ta on plast, siis ja kuna see plastikartlikkus nagu on kuidagi ühiskonnas, siis me tahtsime tõesti olla väga kindlad, et need on kõikidele toiduohutusnõuetele vastavad ja kõiksugu ohtlikest ainetest vabad. Ja need toiduohutustestid on tehtud Šveitsi laborites ja me lasime need veel üle vaadata TalTechis ja ka Terviseameti laboris ja saime endale ka kindlust, et kõik on hästi. Ja siis, mis veel selle prügiskandaali valguses võib-olla on oluline öelda, et nende karpide puhul, kui siis nende eluiga lõpeb, siis on tagatud see ümbertöötlemine tootja juures Šveitsis. Šveitsis on need karbid ringelnud 4 aastat ja tagasi on võetud ringlusest 1%. Ehk siis meil on natuke veel aega, et otsida need ümbertöötlusvõimalusi ka lähemalt. Et äkki 4 aasta pärast on meil juba Eestis siin nii hästi, et saame need siin samas ümber töödelda ja need siis ümber töödeldakse plastigraanuliteks, mitte uuteks karpideks, sest täna siis seadusega ei või nagu toitu panna ümber töödeldud plasti. Mis toidumüüjale on oluline, on see, et nad on virnastatavad nii kaanega kui kaanete ja lekkekindlad, sobivad mikrolaineahju ja ka praeahju kuni siin 120 kraadini nõudepesumasinas saab pesta ja nad on erinevate mõõtudega. Ehk siis toidukoht saab nagu valida oma toidule sobiliku karbi. Et see oli ka paras väljakutse leida sellist karpi, mis on nagu ühes stiilis, aga ikkagi nagu erinev, et oleks toidukohale valikut. Ja toimib see ringlus siis niimoodi, kiirelt räägin, et toidukoht liitub ringkarbi võrgustikuga ja saab siis meilt soovitud koguse karpi ja topse. Toidukoht pandib selle karbi või topsi kliendile, et klient ei saa seda tasuta, vaid pandi eest. Klient sööb toidu ära ja tagastab topsi või karbi ükskõik millisele ringkarbiga liitunud toidukohale. Ehk siis ta ei pea minema samasse kohta, kus ta selle karbi võttis, vaid ta võib minna kodulähedasse restorani või hoopis teise linna, kui ta seal on, sinna satub. Ja et siin ongi oluline see lai võrgustik, et iga liitunud toidukoht on automaatselt ka nagu karbi tagastuspunkt. Toidukoht annab kliendile vastu siis uue puhta karbi koos uue toiduga või kui klient seda soovib, saab ta kogu pandiraha tagasi. Toidukoht peseb karbid ja suunab siis uuesti annab järgmisele kliendile pandi eest. Ja siinkohal ongi oluline või nagu ma rõhutan veel seda, et see toidumüüja peseb kliendi toodud karbi just keskkonna aspekti silmas pidades, et alguses me mõtlesime, et teeme äkki mingisugused korjekastid, aga see oleks tähendanud seda, et me peame korjekasti iga päev tühjendama,
transportima need mustad karbid pesujaama, siis pesujaamast transportima need kuhugi endale lattu ja siis laost jälle transportima restoranidesse laiali. Et praegusel juhul me kasutame ära seda toidukoha võimekust karpe ise pesta. Ja kui see võimekus puudub, mingi väikene putka on ju, või toidupood üldse, et siis teeme seda meie. Me tahtsime teha süsteemi, kus kliendi jaoks ei ole keskkonnasõbralik valik kallim kui siis nii-öelda keskkonnavaenulik, et ei ole jälle see, et keskkonnasõbralik olla on kuidagi või ökoelu on kuidagi kallis, et ei ole. Aga samas me tahtsime, et need karbid oleksid ringluses. Ja selle jaoks, ühesõnaga jah, et see on kliendile tasuta ja tegelikult kas või kogu eluks, sest meil ei ole mingisugust ajalimiiti, millal ta peab karbi tagasi tooma. Küll aga on see sama pant ja see pant on 10 eurot karbi eest ja topsi eest 5 eurot. Igal ajahetkel on võimalik see pant tagasi saada täies ulatuses, kui inimene siis karbi tagasi toob. Ja see pandi suurus ehmatab võib-olla alguses ära, aga meie tahame, et see karp ja tops oleks päriselt ka ringluses ja 10 eurot on piisav motivatsioon, et inimesel need karbid koju ei kuhjuks, et ta ikkagi toob selle karbi tagasi. Ja võib veel nii mõelda, et milline teine teenus turul või toode on selline, et mille sa ostad, kasutad nii kaua, kui tahad ja kui enam ei taha, tüdined ära, siis viid tagasi ja saad kogu raha tagasi või uue toote vastu. Et see on hästi nagu kommunikatsiooni küsimus ja ringkarp on natuke nagu ka kommunikatsiooniprojekt või päris suures osas kommunikatsiooniprojekt. Võrgustik üle Eesti ja Euroopa, et selle moodustavad siis erinevad toidumüüjad, tanklaketid, linnakud, kullerteenuse pakkujad ja nagu ma ütlesin, mida rohkem neid liikmeid on, seda mugavam see kliendil on. Kui me alguses tarnisime lihtsalt neid karpe Šveitsist, siis nüüd me oleme liitunud Recircle võrgustikuga, mis ongi seesama Šveitsi firma, kelle karbid, need samad lillat värvi karbid ringlevad siis lisaks Šveitsile ka Taanis, Hollandis, Itaalias kohe, Läti on meiega ühendust võtnud, et põhimõtteliselt sa saad võtta karbi Tallinnast ja tagastada Hollandisse näiteks, et kui nüüd piirid kunagi äkki lahti lähevad. Ütleks nii. Ja mida suurem on see võrgustik, seda rohkem me suudame siis pakendireostust vähendada. Inimesele on väärtuspakkumine siis selles, et mina ei tahtnud toitu kaasa osta, seepärast, et see tuli koos prügiga, millega ei ole mitte midagi teha, mis ta ringlusse ei võeta, ehk siis prügivaba toit. Rahaline kokkuhoid ka, kuna meie karp on tasuta. Ühe korra plastidirektiiv siin jõustub ja ma saan aru, et need seaduse muudatused liiguvadki sinna suunas, et üks võimalik meede on näiteks, et see ühe korra pakend peab maksma vähemalt 50 senti ja see peab inimesele näha olema. Et siis on kindlasti see ringkarbi puhul see rahaline kokkuhoid. Kogukonnale puhtam elukeskkond, prügitekke vähendamine, lahendus ei ole prügi sorteerimine, vaid selle tekke vähendamine ja avalikud üritused ka ühe korra pakendi vabaks. Ja nüüd, miks siis toidukoht peaks tahtma mingit muudatust teha? Et esiteks meie anname neile siis juba toimiva süsteemi, et nad ei pea ise midagi nuputama hakkama. Nad kuuluvad sinna võrgustikku, et toidukoht võiks ju ka ise lihtsalt oma korduskasutatavad karbid võtta, aga sellisel juhul see võrgustik ei toimi, et siis inimene peab iga kord viima samasse kohta karbi tagasi. Maine tõus oma klientide seas. Et ma arvan, et kõik ettevõtted tahavad tänasel hetkel keskkonnahoidlikuna, kui nad ei taha päriselt keskkonnahoidlikud olla, siis nad vähemalt tahavad seda näida, aga loodame, et on ikkagi rohkem neid, kes seda päriselt ka tahavad nagu panustada. Rahaline sääst ja siis lahendus, kui nüüd loodetavasti need seaduse muudatused jõustuvad, mis ühe korra pakendeid piirama hakkavad.
ja siis veel kord see ristsaastumise vältimine, et alati kui ringkarpi inimene toob, siis ta toidukoht annab temale puhta karbi vastu. Kiirelt siis väiksed arvutused, et kui toidukohal on 1000 ühekordset pakendit, kulub kuus ja me saime aru, et see on tegelikult, eriti siin COVID ajal, see on väga tagasihoidlik number, et siin oli restorane, kellel oli see nädalas 1000 või üle selle isegi ja 20 eurosenti ühe pakendi eest, et biolagune pakend on ka kallim juba, aga et siis isegi sellisel juhul, et see kulu on päris korralik. Ringkarbi puhul on siis liitumise tasu või kuutasu, 30 päeva me tahame anda nagu tasuta toidukohale proovida, sest see on nagu uus süsteem, et nad nagu tuleksid ja prooviksid ja siis on kuutasu 28 eurot ja see teeb siis 336 eurot aastas. Ja mida rohkem toidukoht tegelikult toitu ringkarbis müüb kaasa, seda rohkem ta ühekorra pakendite arvelt säästab. Me tegime märtsis-aprillis piloodi 9 toidukohaga Tallinnas ja eesmärgiks siis oli analüüsida, et mis see huvi üldse on, et kas on ainult meie mingi ökomull, kus me elame ja teisi kedagi huvita. Õnneks huvitab küll ja huvi on tõesti nii toidukohtade poolne kui ka klientide poolne. Et seda oli nagu rõõm aru saada. Toidukarpide sobivust meie Eesti toitude kaasamüümiseks, et siinkohal me jälle saime aru, kui head karbid me leidsime suhteliselt viimasel hetkel, et meil oli niimoodi, et me olime juba välja kuulutanud, et piloot algab ja me veel karpe ei olnud ja siis me nad leidsime, et selles mõttes läks nagu hästi ja tõesti sobisid ja restoranidele sobis. Ja siis see 10 euro pandi kommunikatsioon, et siin tuli ka väga selgelt välja, et see toidukoht, kelle omanik saab aru sellest süsteemist ja sellest, et see karp tegelikult on inimesele tasuta ja ka selle toidukoha klienditeenindaja saab sellest aru, kes nagu kliendiga vahetult suhtleb, et siis läks väga hästi sellel toidukohal. Kui sellest aru ei saadud ja kliendile ei suudetud nagu seda kommunikeerida, et siis nii hästi ei läinud ja meil oli ka endale muidugi siin nagu õppimise koht, et nüüdseks me alati, kui restoran liitub, et siis me teeme sellise väikese koolituse nagu kõikidele klienditeenindajatele, et kuidas ikkagi seda 10 eurot kommunikeerida. Ja möllame ka siis seal Negavati konkursil, kus varsti on finaal, nii et siis seal ka. Ja plaanidest nii palju, et me tahame laieneda loomulikult, teha siis koostööd Euroopa riikidega, kus need samad nõud juba ringlevad. Sooviks teha mingisuguse piloodi mõne väiksema avaliku üritusega, et näha, kuidas see seal toimib. Hetkel meil võrgustikus veel kullerfirmasid ei ole, ehk siis kommunikeerime praegu veel seda, et investeeri oma tervisesse, jäta raha lemmikrestorani, teatavasti Boltid võtavad päris korraliku vaheltkasu ja jaluta ise sellele karbile järele toidule, aga me tegeleme sellega, et ikkagi saada see kullerfirma ka. Ja ringkarbi äpp, et see nüüd loodetavasti tuleb sügisel ja see tähendab seda, et kui sa läbi äpi toidu tellid ringkarbis, siis kohesel ostu hetkel ei ole vajalik selle 10 euro pandi väljakäimine, vaid kui sa ei ole 2 nädala jooksul karpi tagasi toonud, et siis alles läheb see pant sinu kontolt maha. Ja kui sa siis ikkagi tood lõpuks karbi tagasi, et siis sa saad ikkagi selle pandiraha tagasi. Et see äpp on lihtsalt nagu lisavõimalus. Juhuks, kui näiteks sul on suur sünnipäevapidu, on vaja 10 karpi tellida või võtta, et siis ei pea seda panti nii suurt välja käima. Ja aitäh! Ootame siis kõiki toidukohti, kes usuvad prügivabasse kaasamüüki meiega liituma. Suur tänu. Nii olemegi jõudnud arutelu vooruni ja meil siin juba tekkis väga terav diskussioon, aga ma
enne veel teeksin ühe küsimuse Katariinale, kui me võtame ette need küsimused, mis siin chatis tekkinud on ja anname sõna kuulajatele, et paralleelselt tekkis turule ka sarnane lahendus Brinkbacki näol ja neil on nende erinevus siis teie lahendusega ongi peamiselt selles, et siis nemad nii-öelda võtsid selle pesemise vaeva toidukohtadelt ära, et kuulsin, et see käis ka teil laual, et võib-olla avad veel natuke täpsemalt seda, et miks see just hea on, kuidas teie seda teenust pakute? Ja see oli jah päris põnev lugu selle Brinkbackiga, et me ise ka imestasime, et kuidas sellist teenust juba Eestis ei ole. Ja siis oli üks seminar, kus ka Brinkbacki tegijad osalesid ja pärast seda me siis helistasime neile, et kuulge, tulge ka Brinkkarpi proovima. Ja siis selgus, et näed, nemad sama asja eest võitlevad. Et selles mõttes on väga tore, et see konkurents on, et kui seda ei oleks, siis ma arvan, meil veel karp ei oleks ja me veel niisama kõlgutaks jalga üle põlve ja mõtleks, mida teha. Ja kindlasti, kui on kaks ettevõtet, mis sellel teemal tegutsevad, et siis ka inimeste teadlikkus nagu kasvab. Aga jah, meie süsteem on siis kliendi jaoks on tegelikult on siin veel üks erinev, et jah, okei, pesu asi on jah, nagu ma ütlesin, et me tahtsime vähendada seda keskkonna jalajälge ja võimalikult vähe neid karpe transportida ja sellepärast sellise süsteemi katsetama hakkasime ja piloot näitas, et see ei ole nagu probleem toidukohtadele. Vähemalt veel see ei ole, et kui see võib-olla nagu ma ei tea, väga hulluks läheb, on ju, et kõik toidud ainult ringkarpides, et siis võib-olla nad hakkavad muretsema, aga siiani ei ole nagu keegi kurtnud ja toimib. Ja samas toimib ju 4 aastat juba, et mis meile kindlust annab, et see toimib, on see, et 4 aastat see on juba toiminud 1500 restoraniga Šveitsis. Nüüd hiljuti saime just teada, et Saksamaal on juba 200 restorani, kellel see niimoodi toimib. Et noh, eks siis vaatab, kuidas meie restoranid sellesse pesusse suhtuvad. Aga mis puudutab veel kliendi vaatevinklist, siis Brinkbacki puhul on see pandisumma palju väiksem või see summa, mis sa välja käid, on 84 senti, aga tagasi saad sa sealt 60 senti, ehk siis iga kord tegelikult 24 senti sa ikkagi maksad. Ja siis on ka ma arvan, et ikkagi see 10 eurot, see kõrge pant motiveerib rohkem seda karpi nagu tagasi tooma, et ta ei kogune nagu kodudesse. Mihkel, kas sa lubad mul ka kommenteerida korra? Ikka luban. Ma olen Katariina muidugi jäätmevaba ponistustele väga kaasa elanud ja selles mõttes see mõte jah, kutsuda sind rääkima, tuli ka minu poolt, aga mul on väike kartus on hinges, aga ma paar asja nagu ma lihtsalt käin välja, jah, et üks asi on see, et mida rohkem, see on selge, et eestlased on inimesed, kes on väga kreatiivsed ja pane tähele, aasta aja pärast on 20 sellist sarnast lahendust, ma olen enam kui kindel, eks ju. Mida rohkem need on, seda rohkem on segadust turu peal. Ja see konkurents eriti nendes pandisüsteemides, nagu me teame, eks ju, kui Eestis oleks pandipakendile 2 või 3 erinevat organisatsiooni, siis esiteks kaubandus läheks hulluks peast ja ka tarbijad oleks segaduses, eks ju. Et see on üks selline küsimus, mida rohkem on, seda suurem segadus ja seda suurem segadus ka nendele nii-öelda restoranidele, sest et siis peab hakkama eraldi arvestust pidama. Aga kuidas te selle pandi, tulevikus tuleb teil kindlasti probleem, et kõik võivad tagasi võtta ja see tähendab seda, et keegi hakkab rohkem neid koguma ja panti. Kas teil see rahavoogude haldamine on ka läbi mõeldud või esialgu ma kujutan ette, ei ole see probleem, arvuliselt vähe restorani, aga kui hakkab juhtuma see, mis kohe hakkab juhtuma, et üks restoran hakkab lihtsalt lõpmatuseni vastu võtma kõiki neid asju, eks ju, sest ta lihtsalt laekub rohkem, ta on mõnusamas kohas, eks ju, kuidas te neid rahasid oma vahel liigutate. See on see kõige magusam koht. Kui mina oleksin kahtlase taustaga inimene, siis ma teeksin kohe pandipakendi samasuguse süsteemi ja ma arvan, et ma saaksin 2 aastaga rikkaks ja läheks Šveitsi elama, aga lihtsalt see on suured rahad hakkavad liikuma. Et mis te olete plaaninud teha
rahasüsteemide haldamisega? Ja väga hea, Harri, et sa selle küsimuse küsisid, seda küsitakse tihti, et mis siis juhtub, kui üks koht on tõesti väga kehva toiduga, aga väga hea asukohaga, on ju. Juhtub siis see, et selleks olemegi meie, kellele siis toidukoht helistab, et hei, kuule, meil on liiga palju karpe, me ei taha neid ja meie ostame toidukohalt need karbid siis uuesti tagasi. Ehk siis tegelikult, kui toidukoht meiega liitub, siis meie talle müüme need karbid selle 10 euroga ja 10 euroga siis toidukoht pandib selle kliendile, ehk siis tegelikult on hinnaneutraalne see karp toidukohale, ta ostab meilt 10-ga ja müüb kliendile 10-ga. Ja nüüd, kui toidukoht näiteks ka lõpetab, et ta ei soovi enam võrgustikus olla, siis samamoodi meie ostame jälle 10 euroga need karbid tema käest välja, sulgeme selle ringi, ehk siis see 10 eurot on nagu kogu aeg õhus niimoodi pandiks. Et selles mõttes jah, et ei ole siin nagu mingid, noh, et mis sa mõtled veel selle, et kuidas me neid rahasid vaatame, et ega me ei... No ma soovitan mine näiteks Eesti pandipakendi juurde konsulteerida, eks ju, ehk siis mida see tähendab? See tähendab väga olulist täpsust, arvepidamist ja väga kiiret ja mugavat raha nende voogude haldamise süsteemi, sest et vastasel juhul, nagu sa oled väike koht, sul 10 eurot, see on päris suur su kassast välja minek, eks ju, ja kui need tekib, kui kohe seda kompensatsiooni ei saa, eks ju, et see raha kohe tagasi ei saa, siis ta jookseb kinni rahaliselt lihtsalt. Ja sellepärast ongi vaata, et ta müüb või tähendab, kui inimene toob karbi tagasi ja soovib panti tagasi, siis toidukoht annab pandi tagasi, saab jällegi uue karbi vastu, mille ta saab siis järgmisele kliendile müüa. Kui ta ei suuda seda järgmisele kliendile müüa, siis ta müüb selle lihtsalt meile. Et selles mõttes tal ei teki nagu mingisugust auku selles mõttes rahaliselt, et korra jah, ta peab selle 10 eurot välja käima, vaevalt, et keegi toob korraga 100 karpi tagasi, on ju. Aga... No võib vabalt juhtuda, see on täiesti see, mis on nende süsteemide puhul juhtunud, eks ju. No siis on võib-olla mingi erandjuht, on ju, siis restoran ütlebki, et sorry, mul ei ole seda raha ja helistage ringkarbile, on ju. Palju selle karbi omahind on? Ei ütle. No ma siis tellin Šveitsis 100 tükki ja viin need tagasi, see on pandi tagasi, kas ma vahelt võidan. Ma lihtsalt juba küsin niisugused kavalaid küsimused, et raha rikkaks saada. Ja sellepärast oli ka see, mis me ise aru saime mingi hetk, et me võime ju mingid suvalised AliExpressist mingid karbid võtta ja siis sa ostadki nad AliExpressist ja lähed küsid 10 eurot, on ju. Aga kuna need lillad karbid, need ringlevad ainult selles võrgustikus, selles Recircle võrgustikus ja Eestis ringkarbi võrgustikus, siis sa ei saa neid kuskilt mujalt osta, sa ei saa neid sealt Šveitsi poiste käest osta. Ainult meie saame. Et see on meil, jah. Nii, siinkohal, kas on veel kellelgi kuulajatest mõni küsimus ühelegi esinejale, kes meil täna siin rääkinud on? Natuke aega anname inimestele mikrofoni nupp üles otsida. Ja kui keegi ei soovi seda otsida, siis asume võib-olla nende küsimuste kallale, mis siia chati vahepeal tekkisid. Et see on see kõige tulisemal hetkel katkestasin siis seda eelmist esitlust, et tooks selle teema siis lauda tagasi, et siin on küsimus, et mis siis nagu motiveerib Balbinot tegelikult siis nii-öelda kallimat pakendilahendust turule tooma, et mis need kommentaarid selles osas oleks? Nii, hea küsimus. Kuna mina olen turundusfanaatik ja viimased 25 aastat ka toidutööstuses olnud, siis on üks väga kindel Jack Troudi reegel, eristu või sure. Ja seda tavalist on hästi palju turul ja me peame kõikide asjadega tahtma eristuda. Alates tootest, maitsest ja lõpetades pakendini, ka turunduseni, ka sõnumini. Et seda peame kõik ju tõdema, et Eestis toodavad kõik kvaliteetset toodet. Me ei eristu sellega. Kõik meie konkurendid ka müts maha teevad väga head toodet. Nii on see lihatööstuses, nii on see juustutööstuses, igal pool. Ma arvan, et see on ka teistes valdkondades veel. Et see on eristumise moment on punkt 1. Teine.
me turundame, et me oleksime rohkem nähtavad, populaarsed ja kellele me turundame. Hästi hea võllanali on see, meil pole mõtet turundada 86-aastasele memmele, minu ema on 86. Nemad on minev sihtgrupp, aga täna noored vaatavad väga teravalt mitte ainult toodet, vaid nad vaatavad kõike seda, mis toote juurde tuleb. Sõnum, pakend, ehk et õnneks me läheme ise kogu aeg maailmas targemaks. Meie noored inimesed on täna oluliselt targemad, ma loodan, kui nüüd see viimane COVID aasta liiga ei tee, kui meie omal ajal olime koolis samal ajal, ehk et nad teavad maailmast, nad teavad globaalseid probleeme, nad teavad vastutusest, et me turundame sihtgrupile, kes on meie tulevik, kes sööb jäätist veel, õnneks jäätist süüakse sünnist surmani, et veel 60 aastat, see 20-aastane noor sööb ka 80-aastaselt jäätist. Et see on teine väga mõistlik argument ja ma usun, et te olete nõus, et me peame rääkima tänapäeva keeles. Ja kolmas asi on see, et ma mainisin kohe sissejuhatuses, et me oleme üks korrektne ja väga hea prestiižiga, väga korrektsete Eesti omanikega kontsern ja me soovime ja tahame vastutust võtta ka ühiskonna ees, Eesti arengu ees, et kui te nende meie omanike tegusid teate, siis nad seisavad väga Eesti ja Eesti arengu eest, et olgu see siis Tööandjate Keskliidu vedamine või kuni Eesti kunsti propageerimiseni välja, et me tahame olla esirinnas. Võt. Lihtsalt täpsustus küsimus, et kui eristumine on motivatsioon, et mismoodi see eristumine kommunikeeritud on siis sellel pakendil? See on niisugune hea nuga, mille te praegu minu poole virutasite, et me tegelikult oma arust juba kuu aega teeme väikest PR-i ehk et me onu Eskimo sari on totaalselt muutunud, et me tegime selle toote taas rasvasemaks, see on piimarasv, ehk rasvad toovad esile väga hea struktuuri ja väga hea maitsed. Meil on muutunud see toode kujult, meil on formaate juurde tulnud, see on teie keeles siis neid pulk, koonus, perepakend, vahvlitops, et see onu Eskimo sari on totaalselt ka muutunud ja see PR-i tilgutamine, jah, eelarve võimes või võimaluste piires, et kõik tahaks miljon kulutada, aga enne tuleb see miljon teenida. Et see on see teavitus, mille kaudu me lähemegi tarbija juurde, et kui mul on 2 jäätist käes, siin on see, teate küll, see, no võin näidata ka eriti Rammus näiteks ja siin on onu Eskimo, et eriti Rammus on meie konkurendi oma siis. Et siis peab olema seal midagi enamat ja see on üks paras pingutus, aga see on ka meie soov eristuda, et head tehakse meil palju ja kui teil on poes head letid täis, et meie poed on ägedad tegelikult, ükskõik mis valikut me vaatame, juust, vorst, liha, et Eestis on 1 miljoni elaniku peale on 6 karmi kaubaketti, kes rebivad siin ja siis on eristumise võimalus ainult veel kollane silt ehk allahindlus. Aga hinnavõistluses ei ole kunagi võitjaid, sest alati tuleb keegi nurga tagant, kes on võimeline odavamalt toota. Nii et sa pead jah üksi pulgi selle toote läbi mõtlema, nagu ma ka alguses ütlesin, et see, et kui me teeme talle hea maitse ja kena struktuuri, sellest on veel hea tooteni väga-väga palju minna. Jutt tuli ümmargunaga, jah, et julm konkurents käib kaubanduses, julm konkurents käib tootjate vahel. Lisaks meie olin uhke tohutult meie 30 miljonise käibe ümber. Meil on siin paar rahvusvahelist kolakat, kellel on 30 miljardit käive ja need toimetavad ka Eesti turul. Nii et ega meie peame oma samme kõike mõtlema 6 korda paremini läbi. Ja, aitäh. Nii, aga nüüd võtaks ühe järgmise küsimuse, et siin on tõstatatud ka teema materjalidele ja võib-olla nii Harri kui ka Taavi oskate kommenteerida ka seda, mis toimub nii-öelda materjalide arenduse maailmas ja just siis nagu pakenditele suunatud materjalide osas, et kommentaar siis ütleb, et on olemas ka PVC vabad kartongid, mis on toidule sobilikud, et see on niisugune konkreetsem küsimus, et kuidas, kas olete
teadlikud ja oskate kommenteerida ja võib-olla veel mõned nagu huvitavamad näited, mis materjalide arendusega just jätkusuutlikkusema poole toimunud on? PVC on niisugune materjal tegelikult, mida meie tootmisest kunagi läbi ei käi, et meie valikus on ka tegelikult paberlaminaat, millel siis sisemine kiht on mingi polümeer, sest paberlaminaati, õigemini paberit muidu pakendiks vormida on keeruline, miski peab seda siduma, seal on kas liimaine või mõni polümeer ja siis barjäärkihid selleks, et ta ei niiskuks ja et võib-olla gaasi peaks, kui vaja on, aroome ja nii edasi. Et neid on ka väga erinevaid, aga sellised pabermaterjalid ja ka meie pakume on täiesti olemas. Kartong nüüd on natuke kõrvaline teema, selle kohta ma kuigi palju ei oska rääkida, aga just nii-öelda see pehme paber või flexible pakend, see jah, erinevaid lahendusi. Ja Harri, järsku sina oskad tuua nagu mõne näite, et kui me peame paratamatult asju pakendama, et millised on niisugused põnevamad uuendused olnud, et äkki sul on mõni hea tuua? No neid näiteid on palju, aga ma hoopis küsiksin jäätise tegijate käest seda, et kas Eestis, kindlasti olete mõelnud, et kui ma lähen Itaaliasse, Roomas käin ringis, ma väga harva ostan pakendatud jäätise nii-öelda, ma tavaliselt ostan selle Gelato, muidugi see käib ju asja juurde, kuidas siis muidu, sa ostad sealt sellesse vahvlitormikusse ja heal juhul saad, eks ju, salfräti. Et see on nagu see pakendi vältimine, et kas Eestis üldse kannatab seda või on meie nii-öelda meeleolu ja ilmastik ja see... Just, ma tahtsin teid 28. novembril tuule ja kõigi, mis sealt taevast alla sajab, selle kätte kutsuda ja siis sööme tänaval jäätist, külm kui kurat ja et eks ta kliima on klimaatiline, jah, meil on siiski 3 kuud suvekuud ja siis me müüme umbes 3 korda rohkem jäätist kui talvel. See küll muutub kogu aeg, et me oleme harjunud ka desserte nüüd nautima talvel. Teine on see, et rahakott. Õnneks jäätis ei ole väga kallis maius, aga täna, kus inimesed saavadki 500 eurot palka, sealt 300 maksavad ära koos kommunaalidega korteri eest ja ostavad lastele rannitsa ka, et meie võimekus nautida peale leib ja prill pidi olema 2 asja, mis isegi sõja ajal ostetakse, et prillid ja leib. Et see on see rahakoti õhukesus, hea sõna praegu tuli. Ja kolmas teema on, et traditsioonid ka, et heas mõttes alles me sõime naerist ja siga oli juba väga elitaarne laua peal, et meie toidulaud on olnud oluliselt vaesem. Täna küll on Eesti areng olnud metsik ikkagi, esiteks 6-8% iga aasta palgatõusu, see tähendab, et rahva võimekus kulutada kasvab ja kui me nüüd vaatame Eesti toidu ja näiteks ka restoranikultuuri arengut, siis viimastel aastatel paneme küll nagu rong, ehk et meie toit on väga hea, me oskame toitu nautida, valmistada, kõrtsus käia. Kui see viimane aasta nüüd lihtsalt jälle vahelt ära jätta, et kõik see toidukultuur, et kõik need on meil olnud niisugused, mida me praegu kihutades järgi võtame. Et see gelato jah, on teemaks olnud meil ka ja siis on muidugi see ka see võimekus veel, et kui sa paned ikkagi ühte jaeketti oma selle gelato letti üles, kõigepealt ta küsib su käest 1 000 000 selle ruutmeetrikese eest, mis sa seal koridoris kükitad ja siis meil on siin ka mõni kaubakett, kus sa paned näitustel käia veel ehk, et tegelikkuses see külakene, kus me elame, on ainult 1 miljon elanikku ja need ei jõua igale poole ja siis ongi see, et tehtav investeering on nii puhtalt miinusmärgiga, et lihtsalt täna ei ole seda võimekust niimoodi laristada. Et ausad vastused, jah. Ja seda ma arvasin, eks see on paratamatus jah, ja teisest küljest muidugi, kui me nüüd tuleme konkreetse siis teie selle pakendi juurde, ehk siis see 50% ringlusse võetud, siis see oli mul jah üllatus, et te olete nii keemilise ringlussevõtu mõistes selle sinna lisanud juurde ja see on midagi uut, eks ju. Kus kohas, kui küsida tohib, see ei toimu Eestis, eks ju, et kelle ringlusse võetud pakendid keemiliselt ümbertöödelduna siis jõuavad teie juurde?
kui see nüüd ärisaladus ei ole? Mina seda õnneks ei tea ka, aga noh, Eestis ei kasva nafta ka näiteks ega ei ole see pandipakendisüsteemki veel väga kobe, rääkimata sellest, et meie pakendi kogumine, mida ma Jaapaniga võrdlesin ka, et on ikka õnnetu, nii et juusetoore tuleb Estikule kõik väljast ja Taavi kindlasti vajab nüüd tarka juttu ka siia otsa. Jah, meie ostame ka erinevat varianti seda, aga põhimõtteliselt antud toore nii-öelda pürolüüsiõlina peaks tulema ikkagi Lääne-Euroopast antud juhul. Nüüd need materjalid, mida Balbino tootes kasutatakse, need me ostame sisse rullmaterjalina ettevõttelt, kes on meie tarnija, kes on samamoodi ISCC sertifitseeritud. Aga ma eeldan, et see algallikas, kust nemad oma graanulmaterjali saavad, on siis sama, kus meie ka ISCC graanulmaterjali ostame ja neid pürolüüsitehaseid ei ole liiga palju ja see piirkond peaks olema siin praegu Lääne-Euroopas kuskil, et ma jään ka täpse vastuse võlgu, pean veidikene üle uurima. No vot, et seda just mõtlesin, meil oli siin mõni aeg tagasi just jäätmekäitlus valdkonnas samasugune seminar ja siis me viskasime sellise hullumeelse idee, mis muidugi Eesti Energia, ma saan aru, pani kihama natuke, neil on see mõte olnud, eks ju, et pürolüüs on ju kõige lihtsam keemilise ringlussevõtu tehnoloogia, mis on tegelikult olemas, katsetatud, toimiv, eks ju, et kas Eestis oleks võimalik seda teha, sest meie mure on ju see, et meie oma jäätmed, mida me siin tekitame, võiks liikuda tagasi, eks ju, Balbino onu Eskimo jäätise sisse. Või on see midagi sellist, mis on juba nii kõrge tasemega teema, et meie teadusarendus ja kõik muu asi selleni ei küüni? Ma küsin nagu kõva häälega meilt kõigilt, et ma arvan, et seda on Eestis võimalik teha, aga küsimus on see, et mingi kriitiline mass peab olema, mida me siis toodame. Et Eesti on kõva toidutootja, jah, aga ma ei tea, kas meie väike tootmisseltskond siin, tegelikult on ju toidutootjad, me oleme ju kõik ikkagi mikroettevõtted maailma mastaabis, et meil on 10 suuremat ettevõtet üldse, et meie kioskite pärast ei pane Eesti Energia oma rattaid käima jälle, ma kardan seda. Üks võimalus on välja müüa Läti ja Leetu ja miks mitte Soome, aga see on niisugune ambitsioon juba, mille võiks siis võtta teised endale. Plastitootjatena oleme me Baltikumi mastaabis kõvad mehed ja selles mõttes äri tuleb ajada suurelt, eks ju, nii nagu Katariina ikkagi tahab valutada Läti kindlasti, eks ju, vähemasti. Ehk siis sellisel puhul me räägime mastaabi efektist, et meie põhiprobleem Eestis on siin, et meil on liiga vähe jäätmed ja ka võib-olla sellist tarbimist, aga kui teha, et siis kas kombineerituna oleks seda valmisolekut, et ise see lahendus siin käima lükata? Jah, et kui tulevad veel tuulepargid ka, ju nad tulevad ja see on kindlasti efektiivsem, et siis oleks nagu kuritegu veel prügi põletada sooja saamiseks, et siis võiks juba targemaid tegusid teha prügiga. Ja. Meil ka tegelikult on mõttes, meil tänu sellele COVID-i teisele lainel lükkus see veidikene edasi, aga just nimelt eelpool mainitud tegevust läbi mõelda ja natukene arutada seda Tehnikaülikooli inimestega ja põhimõtteliselt eks see kõige suurem küsimus on tõepoolest see jäätmete transport ja seal toorme leidmine selleks, et seda pürolüüsi läbi viia. Aga põhimõtteliselt tehtav see peaks olema tõepoolest. Estikule sooviks ka edu muidugi, et me tahaks, et te plasttopse ja karpe ka teeksite kõike ja kartongist ka, et teil on odav energia seal, päikeseenergia ju. Kui mahud lähevad üles, siis lähevad hinnad teile ka madalamaks, et siin oli üks küsimus, mis oli just, et kas see nüüd sellise kallima pakendi lisamine jäätisega lõpptarbijale kallimaks tegi? Ei teinud, ja siin ongi see küsimus, et kui mingi osis läheb kallimaks, siis tuleb kuskilt vähem kulutada, targemini toota, efektiivsemalt toota, vähem energiaga toota, et jah, eks see on niisugune kompleks ikkagi, et turg ei võta, mis turg? Siin on, ma ei tea, kes meil siin kõik seminaris kuulavad, et ostujumalannad, nagu me kutsume neid jaekettide ostujuhte, et nad ei taha kuulda 3 sendist ka, nad üritavad sealt 2,79 maha saagida veel, et hinnatõusust, nii et, sest nendel on omaette konkurents. Aga tegelikult peaks ju tulema ka mõne aja pärast nii-öelda ökomodulatsioon või siis need tasakaalustusmaksud, et
et siis pakendajad hakkavad maksma vähem selle pakendi pealt, mis on ümber töödeldav või ringlusesse võetav ja maksavad rohkem makse selle pakendi eest, mis ei ole. Et mõnedes riikides on seda rakendatud mingis ulatuses juba. Et siis no nüüd on minu lemmikteema, ma võiks selle tund aega rääkida, aga ma ennem vihjasin sellele, et siin on tootjavastutussüsteemi viga on, eks ju. Et kui tänases olukorras, ma väga tahaksin, et tootjad võtaksid selle tootjavastutusskeemi ja selle vastutuse oma peale, mis puudutab ka jäätmete ringlusse võttu sisuliselt, eks ju. Aga tänases, ma seda detailsemalt seletama ei hakka, aga tänases olukorras tootjavastutusskeem, mis meil Eestis täna toimib, suure tõenäosusega seda modulaarset asja ei tule. Sellepärast, et need taaskasutusorganisatsioonid toimetavad ikkagi konkureerimise põhisel ja see eeldab nagu väga tugevat tootjate keskset organisatsiooni, kes selle otsuse teeb, need nii-öelda feed paika paneb ja mängureeglid paika paneb. Täna hästi seda ei näe, aga ma viskasin sellega nüüd niisuguse intrigeeriva bumerangi üles, et meie kuulajate siis on ka erinevaid, et tegelikult see eeldab, et tootjad tulevad oma mugavustsoonist palju rohkem välja ja selles mõttes on nagu Balbino hea olnud, et teinud esimese sammu pakendi disaini osas, aga nüüd tuleb teine samm ka võtta, et see jäätmekäitlus ja kõik see muu, kogu see täisahel, kogu see olelusring oma kontrolli alla saada. Et jah, see kahjuks on niiviisi, et kogu selle asja eest on vastutavad lõppkokkuvõttes tootjad või ütleme need pakendajad, et see peab väga selgesti nendeni jõudma. Ja jah, see sama modulaarsus on üks pool, mis aitab seda teha, aga see eeldab tugeva keskse süsteemi olemasolu. Ma üritasin nii nagu signaali anda, aga jah, see vajab eraldi põhjalikku nagu käsitlust. Et see ilmsesti muutub see suhe pakendisse ja prügisse ka ikkagi põlvkonnaga, et kui ma täna palun mingisugusel eakamal inimesel või küsin, et kas sa pesed omal selle pakendi ära ja siis ta ütleb, kuule, et ma ei jõua üürigi maksta, aga see on ju veekulu ja sooja veekulu ja jah, et see võtab vist aega ka see mõttemuutus ja ma rääkisin enne noortest ja ma arvan, et sealt kaudu tuleb see teadmine enne, sest et kaitsen nagu ennast ka, et seda 1 grammist tuule käes lendlevat jäätise paberit püüdma minna põllu peale, et siis ma pean 1,3 miljonit eestlast kõik Balbinosse tööle võtma, et me need 30 miljonit jäätisepaberit kätte saaks, et siin peab ikkagi jah, mõtlemine peab muutuma ja ka muidugi riik ei saa lõputult omavahel tapelda, et ta võiks ka muude asjade peale mõelda. Nii, aga aitäh, me vist ei saa väga kuritarvitada välja lubatud aega ja see hakkab meil juba 10 minutiga üle minema. Tänan kõiki esinejaid ja väga põnev oli kuulda, et kuidas seadused muutuvad, kuidas tehakse juba natuke teistmoodi ja kuidas hoopis süsteemse lahendusega minna sügavuti ja tulevik saab olema nagu siis, kui võtta jätkusuutlikkuse reeglid, et kasuta korduvalt, paranda ja siis alles recycli, et võtame need märksõnad siit kaasa ja läheme õhtusse. Aga hea oli kuulata tegelikult niisuguseid teiste positiivseid uudiseid ka, et raske on kõigil, aga kõik pingutavad, see on tore minu meelest. Ja. Nii, ja head õhtut. Aitäh.